Nüüd, kui te soovite saada ette terviklikumat pilti artiklite seisust, mis meil laos on, võtta arvesse müügitellimused, ostutellimused, tootmistellimused, siis selle jaoks tuleks kasutada artikli hetkeseisu aruannet ja see on leitav müük artikli hetkeseis. Ja vaatamegi antud aruannet. Klikime peale ning avaneb aruanne. Esimene asi, mis me märkame, on see, et aruanne on jaotatud kahte osasse, ülemisse ja alumisse. Kuid vaatame esmalt ülemist osa. Olen välja otsinud artikligrupi tooted ning siit mis tulvad meil siis on. Artikli kood, artikli nimetus. Seejärel tuleb laos, ehk siis kui palju antud artiklit meil laos on. Järgnev tulp on laost reserveeritud ja see tähistab siis kinnitatud, kuid mitte lähetatud müügitellimustel olevate artiklite kogust. Antud juhul siis on meil 14 ühikud antud artiklit tellitud. Seejärel tuleb juba lahutamistehe, ehk siis vaba tulp ja siit me näeme siis 2 - 14 - 12 ehk siis meil on laost 12 antud artiklit puudu, 12 tükki antud artiklit. Sellepärast on siis ka negatiivne number siin. Järgmine on jällegi positiivne number, ehk siis palju on tootmistellimustele antud artiklit sisestatud, palju on tootmistellimustelt artiklit siis meile lattu tulemas. Esimese rea korral pole ühtegi tootmistellimust tehtud, kuid kui me vaatame siia allapoole, siis siin näiteks seda on meil 149 tükki lattu tulemas teatud hetkedel. Ja siit altpoolt me siis näeme ära, mis partiinumbriga nad tulemas on, mis koguses nad tulemas on, mis see tootmistellimus on, saame siit samast ka tootmistellimuse peale minna ning saame ka vaadata valmimiskuupäeva hinnanguliselt. Ehk siis, kui me näeme siit, et meil on puudu antud toodet 12 tükki, siis äge lahendus on see, et me saame siit samast pealt ka tootmistellimuse koostada. Lihtsalt parem klikk ning on meil siin koosta tootmistellimus. Kuid vaatame edasi neid tulpasid, mis siin on ja selle jaoks ma vahetan välja artikli grupi. Paneme siia alumiiniumtoru. Ja siit, kui me vaatame edasi tulpasid, siis meil on ostutellimustel. Näeme, et osadele on ostutellimusi tehtud. Saame siia peale klikkida, tuuakse meile välja, mis ostutellimuse numbri peal meil mis kogus on, millal see saabumas on, ehk siis saame pildi selle kohta ette. Nüüd, kui me läheme edasi, siis on tootmistellimustelt reserveeritud, see siis nüüd on juba miinusväärtusega ja see tähistab seda, et kui kuhugile tootmistellimusele materjali poolkoostu on reserveeritud, siis tuuakse see väärtus siia välja. Järgmine on tootmistellimustelt raporteeritud, see tähistab seda, kui ta juba on ära raporteeritud materjal, kuid tootmistellimus on lõpetamata, siis võetakse ka see miinusena arvesse. Siis tuleb miinimumlaokogus, kui te olete selle määranud miinimumostukogus informatiivsena ja eelviimane tulp vajadus, ehk siis siin summeeritakse ja liidetakse, lahutatakse kokku need numbrid ja tekib meil pilt ette, et kas meil hetkel lattu tooteid vaja on. Ja kõige viimane tulp on meil vajadus miinimumlaokogusega, ehk siis kui meil on miinimumlaokogus määratud, siis me näeme siit ära, et just kui meil laos on 100 tükki antud toodet vaba, aga miinimumlaokogus on 200, siis tehakse meil tehe ja öeldakse, et tegelikult tuleks seda konkreetset artiklit juurde tellida. Ja selle järgi on ka minul stiil seadistatud, et kui see läheb miinusesse, siis lööb mul see rida punaseks. Nüüd viimase asjana veel mainin ära, et antud aruanne ei võta materjalide korral vajadust arvesse enne, kui müügitellimusest on koostatud tootmistellimus. Ehk siis esimene näide, kus meil oli toode Ferm, millel võib olla 5 alamastet, siis senikaua, kuni ta on lihtsalt kinnitatud müügitellimus, ei võeta materjali vajadust arvesse, vaid on meil vajadus ainult peatoote järgi.